Tervitused kõikidele vaatajatele. Otsustasin teha sellise kiire ja lühivideo, näitamaks, mida mu kavad sisaldada võivad, et oleks vähekene aimugi ja ei peaks põrsast kotis ostma keegi. Ehk siis esiteks näitena siin üks treeningkava. Alguses selline sissejuhatav osa, kellele ja millistel eesmärkidel see kava on loodud, mida peaks kõike teadma ja järgima, mis on oluline, soovituslik nädalaplaan ja siis juba vastavalt päevadele erinevad lihasgrupid vastavas järjekorras ja vastavate seeriate ja korduste arvudega. Seda kõike saab siis kas välja printida paberi peale, treenis kaasa võtta või siis ka samamoodi telefonist lugeda ja vaadata. Lõpus on veel vähe sellist informatiivset juttu, palju näiteks lihas üldse kasvada või millised oleksid reaalsed eesmärgid ja tulemused. Teisena olen välja toonud siin ühe toitumiskava. Nii, alguses siis samamoodi sissejuhatav osa, kõik tekst, mis on oluline, mida peab kindlasti järgima. Eriti olulised asjad on punasega välja toodud, kindlasti pidage neist kinni ja tehke endale selgeks. Küsimuste korral alati küsige, vastan meeleldi kõigele esimesel võimalusel. Ja siit juba algab siis treeningpäeva toitumiskava, kus on 4 erinevat alternatiivi hommikusöögile, 4 erinevat lõunasöögile, 3 erinevat õhtuootele, 4 erinevat varianti õhtusöögile. Siit jätkub vabapäeva toitumiskavaga, kus on samamoodi sama palju alternatiive. Ja lõpus siis ka veel väheke olulist juttu ja väheke informatiivset juttu ka makrotoitainetest ja et inimene saaks sellise kiirülevaate, miks ja mida ta sööma peab ja miks see oluline on. Tänan teid ja kes tahab, tellib, kes ei taha, ei telli. Kogu lugu. Tšau!